Kevadisel prillidoosi Rootsi reisil nägime Eesti majas seal ühte väga vahvat pilti. Parasjagu käis rahvatantsuproov, aga tantsijad olid kõik eri rahvusest. Ja ometi tantsiti Eesti rahvatantse, sest eesmärk oli ühine jõuda meie tantsupeole. Aga kui pikk on Eesti rahvatantsu traditsioon Rootsimaal, saate kohe teada. Mina käisin lapsena vaatamas, kui Kassari esines Stockholmi eestlaste üritustel ja mõtlesin, et oi, kui vahva seal võiks kaasa lüüa ja siis lihtsalt vaatasin, et oleks tore ja siis lõpuks läksin, kui ma olin Plikadilt. Kassari fenomen oli ju see, et tähendab, mina olin 14-aastane, ma läksin koos 4 sõbrannaga, me olime tõesti Plikadiltsud, aga meid võeti sinna vastu, see oli nii põnev, seal olid täiskasvanud inimesed, me tantsisime koos, saime esineda, see oli lihtsalt nii ülivahva. Õppida Eesti kultuuri, kanda neid rahvarõivaid, mis oli, me olime väga uhked oma rahvarõivastele, nii et see lihtsalt, see oli nii põnev. Kassari on ju, ütleme, endiselt Rootsi eestlaste, paguluseestlaste rahvatantsurühm. Minu vanemad olid tantsurühma liikmed ja juba 0 aastat, 0 kuud. Aga ega ma ei hakanud tantsima enne, kui ma olin 15, kui ma ei eksi. Nii et see on kuidagi kogu aeg olnud minu pere nagu loos ja peaaegu nagu mütoloogias, et olla tantsija. Kui mõtelda, kuidas see rühm tegevust alustas 50-ndate, 60-ndate aastatel, ei olnud alati nii kerge hankida rõivasi endale, nii et tantsiti sellest, mida kätte saadi. Minu esimesed rahvarõivad olid Setu omad ja see tuli sellest, et minu ema tantsis rahvast, nagu me ütlesime, oli rahvatantsutrupis Puroosis ja siis tema pidi tegema endale rahvarõivad ja Setu rahvarõivad on ainukesed, millede kohta seisab igasugu kirjeldustes, et seeliku kleidiriie olgu vabrikust ostetud, tumesinine Kalev. Nii et tema ostis endale tumesinist villast riiet, tegi endale selle kleidi ja tikkis oma käised ise. Ja selle pluuse võtsin mina üle, kui mina olin siis 14 ja ema umbes minule ühe veidi väiksema kleidi, need oli minu esimesed. Ja kui ma käisin leeris, siis kingiti mulle niisugune suur kuhisõlg hõbedast ja need mõned muud ketid. Nii et see oli minu esimene rahvarõivas. Mina tantsisin kõik aastad Kassari rühmas minu isa rõivades. Tema oli, täpselt ma ei tea, miks ta kandis lihule rõivad. Ja sellega ma siis tantsisin. Aga nüüd on Eesti majas hoopiski uus tantsurühm, millel on vahva nimi Virvel. Virveli rühm algas siin oma tegevust 2012-13 midagi umbes. Lugu oli selline, et meil üks Kassari endiseid pillimehi koos Elu ja Ingridiga, kes olid meie juhendajad esimesed aastad Virvelis, tundsid, et on vaja nagu ikka saada jälle rahvatantsu käima siin Stockholmis. Sellest oli nagu puudu ja oli ka üks rühm moodustamas, kus oli üks seltskond, kes nagu lootis saada tantsupeole. Nii et selle eesmärgiga loodi see rühm 2012-2013 seal. Aga meil olid siis mõned vanad Kassari tantsijad, kes tulid sinna kaasa. Peamiselt selleks ka, et kanda edasi Kassari tantsupärimust. Meil oli isegi mingi lootus, et võiks ühe lasterühma mingi aeg siin kokku kutsuda. Ma püüdsin siin kohaliku Eesti kooli leida ka õpilasi, kes tahaks tulla tantsima, kui oli see noortelaulu tantsupidu. Aga peab ütlema ka, et see meie ainus 14 või on ta võib-olla 15-aastane. Tema tuli täitsa omal algatusel. Tema nägi, kuidas meie esinesime Sjöhistoriska museetis, tähendab mereajaloo muuseumis Stockholmis, Balti laadal. Ja tema tuli juurde pärast ja ütles, et tema tahtis tantsida. Ja me ütlesime, väga tore. Nii et ei pea kedagi ajama, vaid ja lisaks oskab veel pilli ka mängida. Nii et... Ta mängib lootsa. Aga on ju huvitav näha, et näiteks meil on ju Tšiilis tantsija, kes on salsa tantsuõpetaja. On ju märgata, et meie, kes oleme
harjunud selle, ütleme, Lääne-Euroopast tantsuhoiakuga, kuidas tantsida valssi ja polkat. Meil on, me märkame, et tema on ju üles kasvanud hoopis teises kontekstis, nii et temal on teatud asjad, on temal võib-olla raskem järgi teha, aga vähemalt võõrad. Ütleme vähemalt võõrad, harjumatud. Aga ma ei tea, me lihtsalt tantsime, siin pole midagi kuidas, vaid lihtsalt on ja see on väga rõõmus. Tundub, et naised on olnud need tugevad, kes veavad siia oma peigmehed. Just, meil on, ja. Ei no jah, sest meil on see Tšiili mees, meil on olnud varem üks Tšiilist, meil on olnud üks inglane, meil on üks serblane. Ja, Uus-Meremaalt küll. Ja rootslasi on olnud, üks soomlane on meil tantsinud juba algaastatest. Nii et jah. Ja üks eesti-rootslane, Andreas. Hetkel on tantsurühma eesmärk minna Haapsallu, sinna meid on juba vastu võetud, aga nüüd tuleb kõvasti harjutada ja siis muidugi see kaugem eesmärk on suur laulupidu Tallinnas 25. Eks? Ja, on. Ja nii on ikka olnud, et see rühm on niimoodi tegutsenud, et tantsupeod on olnud see, mis on meelitanud uusi tantsijad üle aastate. Et see tuumik on kuidagi püsima jäänud ja need on ju, ütleme meie, kes olime need esimene asutajate nagu kogukond siin. Aga siis on just aastad enne tantsupidu, siis tuleb juurde uusi huvilisi. Vattenpaus, okseantjuvi, kükkar. No tantsupeole minekuks on ju alati vaja nagu õppida, pikrida uusi tantse või vähemalt uues koreograafias seatud mingid viisi. Võib-olla vana tuttav tants küll tuumik nagu, aga sellega on nii palju muudetud ja tehtud eri variante, et tuleb väga kõva töö ära teha. Ja vaatasime näiteks ühte tantsu, mida meie Kassaris tantsisime ja siis vaatasime korraldajate saadetud videot ja vaatasime, et mis nad teevad ja ma usun lõpptulemus on, et sellest tantsus me hoopis loobume. Tegelikult, kui ütleme, et Kassari rühmana, siis oli ju eesmärgiks meil see Eesti kultuuri säilitamine läänes ja et nagu tutvustada Eesti tantsu, Eesti rahvatantsu ja kultuuri ümbritsevale maailmale, kes tegelikult üldse on teadlik midagi Eestist, Eesti olukorrast ja karmist saatusest peale sõda. Tänapäeval on hoopis teine pilt. Ja tänapäeval on nagu see meie töö, et jõuda tantsupeole, on nüüd põhimõtteliselt rohkem lustiga seotud, ma ütleks. Just. Tähendab, kui meie mõlemad kasvasime üles, siis oli ju Eesti oli okupeeritud ja Eestit ei mainitud kunagi Rootsi uudistes ja võib-olla, kui oli need järgmise päeva ilmaennustused, et mingi madalrõhk on seal Baltikumi kohal, aga muidu üldse, nii et siis oli meile, ütleme, vähemalt minule, asi käia rahvatantsud rühmas ja esineda rootslastele. See oli, et haloo, meid on olemas, me oleme siin, vaadake meid. See oli peaaegu nagu kohustuslik. Jah, kohustuslik. See et tuleb teha, mida sa suudad, et tutvustada Eesti kultuuri.